Tere! Minu nimi on Eik, 3 tähte, EIK ja vaatame täna, kas värske Eesti muusika kruvib või ei kruvi. Raua maitse vees auki täis asfalteed kõrge. Mul on väga unpopular opinion oma sõprade seas sellega, et minu meelest on kõige parem Germo lugu, mis välja on tulnud. Me kõik saame surma. Ma ei tea, mul on tunne, et see eelmise aasta fenomen, kus Germo lood tulid kogu aeg välja, Triibuka lood ja kõik kuulasid, aga keegi ei julgenud tunnistada, et nad seda kuulavad päriselt niimoodi, mitte irooniliselt. Et tegelikult väga hea muusika, aga seda oli ette näha ka, sellepärast et 5 minni ei saanud ka ju päris pikalt nominatsioone ja samas nad olid nagu kogu aeg topis. Sain ise ka 11 aastat pidin mussi tegema selle jaoks, et lõpuks mind tähele pandakse sinna galale ka kutsutaks niimoodi ametlikult. Kruvib, jaa, 100%. See uus Germo lugu mulle väga meeldib. Heliseb telefon, sealt sõnumid sult, et oled muutunud nüüd ja tubliks hakka. Mul ei ole õrna aimugi, kes see on. Minu meelest, toimib. Hääl võib-olla pole minu jaoks, aga... Sinu tordil võin ma tõsi olla, kui tükki võtta, ennast ma ei luba. See on mingi Liis Lemsalu lugu või? Ongi, jah? Okei, ma ei ole ta uut plaati kuulanud. Mul oli väga eksprompt juhtum. Ma nägin Liis Lemsaluga vist ütlesime tere üksteisele esimest korda Ringvaate stuudios. Mulle üks päev enne helistab tundmatu number, ma mõtlesin, ma saan skämmi. Ja helistab hoopis see Marko Reikop küsib, et kas sa homme Liis Lemsaluga kartulisalatit tahad Ringvaatesse tulla tegema. Ma mõtlesin, et see on mingi nali, aga ma läksin kohale. Liis oli ka ülisegaduses, arvas, et Stefan pidi tulema minu asemel, aga Stefan oli reisil, talle polnud öeldud vist. Mul oli siuke tunne. Ja siis me tegime koos kartulisalatit ja kumbki pole vist üksteise plaati kuulanud, sest et ta oli ka väga ülatunud, kui ta kuulis, et sul on 7 albumit välja. Ma ei tea, produktsiooni kõige külje pealt ütleks, et kruvib ikkagi. Kruvib, aga mitte minul. Mina ütlen, et ei kruvi. Mu nime sa ei tea ja teadmagi ei pea, sest täna õhtul töös ma tantsin üksinda. Väike homaaž sellele. Likud rahu, nagu rahu, likub sind ja see neiu mustas kliinis tantsid veel endale. Mu nime sa ei tea ja teadmagi ei pea, sest täna õhtul taas. See produ on äge. Kui ma seda kellegagi koos kuskil stuudios kuulaksin, siis oleks väga tore, aga kui ma praegu siin niimoodi kuulan, siis ma natukene tunnen, et ma olen kuskil väikses Eesti linnas külavaheteedel olen mingi Bemmi tagaistmel pantvangis nagu ja siis tüüp keerab selle mussi põhja. See on ülikõva ja siis see supakas peksab sulle vastu kukalt samal ajal, kui sa oled sinna mingi kinni teibitud kuhugi. Et natukene tekib see päevad, mis ajasid segadusse vaib nende neiumustuskleidise kõigi mõjutustega, mis seal on. Ma pigem lähen vist koju ja kuulan ansambel Pliksisid aastast 2006 või midagi säärast. Aga see on ka tore praegu siin kuulata teiega. Nii et ma ütlen, et kruvib. Lauti või? Versus suur nagu Scania, ta on bad nagu Tanja, sa võid olla minu, kui sa ainult minu badi vaja. Mul tuleb kohe meelde see, kuidas mu vend läks kodust ära, kui ma väike olin mingi kooli või kuhugi ja siis jättis oma Delli lauaarvuti ja siis ma läksin ja mängisin GTA San Andres, seal paningi siukse vaiviga mingi G-funk muusika sealt põhja ja mul tekib kohe tunne, jah, et ma olen koos CJ-ga seal Los Santos. Ja siis Maria Kallastu peidetud feature. Ma tunnen igas maakonnas erinevaid tšikke, see lihtne, mu otsast teevad tsirkuse trikke. Tal kõik mu laulu sõnad peas täpselt nagu Differ. Ma ütleks, et Lautil on tabavamaid ja naljakamaid lugusid siis, kui ta laseb ennast tõesti vabaks ja no nüüd talle vist on väike pinge peal, et plaadifirma alt välja pandud asi ka ja niimoodi tõsine värk, et siis ikkagi tema esimesed ülitised olid mu lemmikud lihtsalt sellepärast, et tüüp nagu üldse ei kassinud, mis nendest saab või kas keegi seda kuulab. Aga muidu kõik ütleks, et Lauti liigub õiges suunas oma asjadega ja ta on leidnud selle oma sisemise mingisuguse vanakooli räpi hinge üles, et produge talle siukseid biite veel juurde ja ma arvan, et me saame ägeda plaadisid kokku. Ma ütleks, et kruvib kindlasti. No, I won't give it up when the shadows grab a hold, no. Ma ei taha öelda, aga siuke 2013-14 siuke Minecrafti muusika, mis käib seal taustaks. Aga ma kuulen siin kõva Eesti aktsenti ingliskeelsetel sõnadel ja see on nagu automaatne turn off minu jaoks, nii et ma ütleks, et kohe praegu, et ei kruvi. Aga kuulame veel. Kas te olete valmis?
2, go! See produktsioon kõlab nagu raha või sellel on rikas produktsioon, ütleme niimoodi. Et järelikult ikkagi inimesed on pidanud stuudios kokku tulema ja mõtlema pikalt ja tegema oma songwriting camp'e ja siis tegema sellise loo, sellepärast et mingid inimesed kusagil kuulavad. Ju siis. Mina mitte, aga on ka sellist mussi vaja, ma ei tea. Kuidagi peab Minecrafti vloge ju tegema edasi. Ongi päriselt, jah, no vot, ma ütlen, kellelgi on väga vaja seda muusikat, et tegelikult on mingi sihtgrupp ja see sihtgrupp on tohutult suur, et mina võin siin kusagil Von Krahli baari nurgas õllega seista ja kuulata oma skoonet ja arvata, et see on maailma kõige parem asi, aga tegelikult on maailmas lihtsalt nii palju inimesi, kes naudivad erinevat muusikat, nii et mul ei ole mitte midagi öelda. Aga mina ütlen, et ei kruvi. Vabandust. Marin K. Ma olen seda hästi palju kuulanud, seda plaati ja ka seda konkreetset singlit praegu. Mulle väga meeldib. Võistleme ju jällegi, kui tulla selle aasta tähtsündmuse muusikaauhindade juurde tagasi, siis võistleme seal. Ja Marin on saanud hästi palju nominatsioone, hoolimata sellest, et ta Eestis nüüd on mussi üsna lühikest aega aktiivselt teinud. Nii et hoian pöidleid, et Marin K. saaks kõik selle tunnustuse, mida ta väärib. Kuulake Eesti pungi ja indie bände. Üks viib teiseni, nad on kõik seotud, et see on niisugune väike võrgustik kuskil Tallinna põranda pragudes. Ma ei tea, kas Gruvi saate vaatajad näiteks, kas teie olete kursis, mis Eesti pungis toimub või mingi Ave Maria või CC või Nova Lux, et nagu selline laine käib kuskil vaikselt põranda all ja neile natuke meeldib ka, et laiem üldsus nendest ei tea, nii et ma nüüd minge uurige, kui huvitab. Gruvib, Marin K, easy. Easilt gruvib. Täna ma joon, sest on kurb. Homme vist ka, nii on hea. Jälle ma olen seal Bemmi taga kinni lihtsalt ja mind viiakse kuhugi sauna eesruumi chillima nagu ja küsitakse, et sa viina ei võtagi või enne ei saa ära minna, aga just tegid neile sünnipäeval keika ja siis on mingi 10 kiilakat venda, kes on lihtsalt küsivad, et viina ei võta, kes siuke musk käib taustal. Aga ma ei julge nagu hunti siunata ka liiga palju, sest et ma nägin siin, mis paar aastat tagasi Kermoga juhtus, kui ta ütles, et hunt räpib nagu tal oleks suuvahukomme täis, siis hunt tegi talle vist mingi live pöördumise, ütles, et ma võin sulle külamehe kombe lõpetada küll, kuidas vahukomm kurku kinni jääb, kui endast vanematega haukuma hakatakse. Jällegi, sihtgrupp on väga tugev. Ma tean, et mingitele inimestele räigelt meeldib ja tegelikult see on meie rahvuslik aare, et meil on nagu süldimuusika on, seda isegi ei tohi niimoodi nimetada, et jah, tänu sellele on meil inimesed ikkagi jõudnud muusikani ja ei pane oda kusagil või ei ole niisama, et tehakse midagi kasulikku ja ma olen selle poolt. Ja ma ütlen ikkagi, et gruvib. Nii et see on see Kuuslapi ja Boypepperoni Hijacked. Ise ei julgeks reivile minna, ei ole kunagi väga käinud ka. Ikka olen mingi Hallis ja No Pizzas korra nina ukse vahelt sisse pistnud, aga siis tundub nagu mingi täitsa teine skeene, aga tundub, et neil on väga lõbus ja asjad liiguvad ja ei, ma võiks küll paar tundi õõtsuda sellise muusika järgi kusagil. Tossu täis toas. Gruvib. No jällegi rahvuslik aare. Smillers on jõudnud oma tegutsemisaja jooksul juba nii palju korda saata, et nüüd nad panevad iga 5 aasta tagant ühe singli välja ja inimesed on sillas. Selle looga mul nii suurt klikki ei tulnud, kui 5 aastat tagasi selle Tee, mis sa tahad või? Ükskõik mida, aga lase lahti mu süda ja halasta. No see on super lööklause, refrään toimib kõik hästi. Siin loos on samamoodi, kõik on nagu olemas. Ilus poplugu. Muidugi
naljakas on natuke ikka kuulata siis, kui sihuke kohe 60-aastaseks saav mees laulab sellistest asjadest nagu kaardilauas all in minekuks. Noh, et täiega sihuke vana rockstari teema ikkagi. Vähe kahtlen, vähe bluffin, vähe valetan ma. Panen mullu, olen kindel, täna võidusid saa. Või siis ka. Smillers on imeline näide sellest, kuidas võid teha muusikat, mis mõndadele mõjub nagu kitsch või nagu liiga üle pakutud süüke, et sul on see kollane poa on ümber kaela ja mingi kaubu on peas. Aga samas see toimib ja see on nii nagu hingest tehtud ikkagi, et see liigutab. Mulle meeldib, kruvib. Selline saade tuli siis. Võtke minu arvamust ikka nagu see on subjektiivne arvamus, aga aitäh teile, et te kuulate Eesti muusikat. See on meie kõige suurem löögirusikas kõiges. Hoiame kokku ja näeme varsti. Kuulake mu viimast plaati, Lõputu festival ja pidage see talv siis vastu.